siin doktor Heigo Ritsberg, rahvusvahelise pühakatoliku kiriku kardinal ja me peame loengusarja kirikust ja täpsemalt oleme praegu armuloo juures ja vaatleme seda eukaristi, püha armulauda siis erinevate nurkade all. Eelmine kord just lõpetasime sellega, kus Jeesusele pakutakse siis äädikat täis anumat, kuna ta ütleb ristilt, mul on janu. Ja me mainisime seda, et ka siis Jeesus tõepoolest allest palju tunde peale ristil olles ja kõikidest peksmistest ja kannatustest läbi minnes nüüd tunneb esmakordselt janu. Ei loomulikult mitte. Aga see on ka selle samase piibeliku narratiivi ja selle teoloogilise narratiivi selline üks osa, mida me siin näeme. Mul on janu. Ja seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna isopiro otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Samas tuletan meelde seda, Jeesus ütles, et kui nad lahkusid sealt paasasöömalt, et ma ei joo teiega enne viinamäe viljast, kui seda Jumala riigis. Ja nüüd mainisime ka vahepeal seda, kuidas Jeesus siis palvetas Getsemäias, et isa lase see karikas minust mööda minna, et ma ei peaks selles osa saama. Ja selle järgi on öeldud siis, kui Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud ja langetanud pea, heitis hinge. Mis siis tegelikult toimus? Noh, mõnes mõttes me võiksime tõesti öelda, et Jeesuse lunastustöö on tehtud ja mingi nurga alt me võiksime seda ka isegi väita, aga kui me täpsemalt vaatame, siis apostel Pauluski ütleb, et Jeesus äratati surnust meie õigeks mõistmiseks. Nii et meie õigeks mõistmiseks on vaja üles tõusmist. Aga Jeesus ei ole veel üles tõusnud, siin ta vaid sureb. Mis see tähendab siis? See on lõpetatud. Mis asi on lõpetatud? Ja kui me oleme väga täpselt kõike seda vaatamas, siis me peaksime leidma selle küsimusele vastuse. Ma arvan, te juba saate aru, millele ma vihjan. Jeesus ütleb need viimased sõnad Golgata ristilt, et paasa söömaaeg on lõpetatud. Sest kes oli Jeesus? Ta oli saanud Egiptuse ohvriks, esmasündinuks. Tulete meelde, egiptlased ei tahtnud ohvriks saada need esmasündinud pojad, aga nad said ohvriks. Kristus suri terve maailmas eest. Ta suri ka Egiptuse eest, paljude rahvaste eest, kõikide rahvaste eest terves maailmas. Ja ta on meie paasatall, ilma plekita tall, kelle luid ei ole murtud ja kes andis iseennast maailma eest. Ja see täielikult on ühel joonel kõik kogu selle materjaliga, mida püha apostel Johannes meile esitab. Panem tähele, juba Johannese evangeeliumi alguses, kui räägitakse meile Rist ja Johannese tegevusest ja siin tuleb Jeesus, siis Rist ja Johannes näitab Jeesuse peale ja ütleb, et vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Ja nüüd meil on siin tall, kes on ristil suremas kui esmasündinu õige ja plekita tall.
me võiksime isegi ütelda, et Kristuse ohver ei alanud sellest hetkest, kus ta hakkab minema Golgatale, vaid see algas selle ohvri toomise kõige täpsemas mõttes ülemises toas. Muidugi teoloog Karl Barth toob selle välja, et Kristuse tee Golgatal algas sellest, kus ta astub ristimise vette, muutub üha enam patusemaks ja sammub risti Johannese juurde. Aga nüüd selles väiksemas, kitsamas tähenduses see Paasa söömaaeg, millel Jeesus seadis sisse uue lepingu, ei lõppenud ülemises toas. Aga see Paasa söömaaeg lõppes Golgatal. See on kõik üks tervik. See ohver algas ülemises toas armulaua seadmisega ja see lõppes Golgatal. Golgata algas armulauaga või eukaristiga ja armulaud lõpeb Golgatal. Ja teatud mõttes see ei ole veel möödas, see ei ole veel läbi. Paulus ütleb meile 1. Korintuse 5, 7, 8 fraasi, mida me oma liturgias, armulau liturgias igal pühapäeval ütleme. Kristus, meie paasatal, on ohverdatud meie eest. Ja kui me paljud tahaksime siia nagu punkti panna, Kristus, meie paasatal, on ohverdatud meie eest, ütleksime halleluuja, tänu Jumalale. See on nii imeline. Aga apostel Paulus lisab siia midagi juurde. Ta ütleb seepärast ja mida seepärast? Me ei vaja enam ohvrit. Me ei vaja enam mingit rituaale. Me ei vaja enam mingisugust söömaaega. Meil on lihtsalt osadus Jeesuse Kristusega meie südames, me võtame ta vastu. Ei. Uus testament ja Vana testament kuuluvad kokku. See on üks tervik. Apostel Paulus ütleb, Kristus, meie paasatal, on ohverdatud. Sellepärast rõõmutseme üheskoos selles söömaajas, selles pidusöömaajas. Mis söömaajas? Selles Paasa söömaajas. See ei ole veel päriselt läbi. Kui me vaatame neid asju, siis selline juutlik tagapõhi annab tegelikult selle lunastuse saamiseks juutlikel aegadel, Heebrea aegadel, nagu me rääkisime sellest Egiptuses toimunud sündmustikust ja samuti ka 1. sajandil seoses Kristuse enesetegevusega meile väga tugevad paralleelid. Aga need paralleelid ei lõppe mitte Jeesuse ristilöömisega. Need paralleelid ei lõppe mitte Jeesuse ülestõusmisega. Need paralleelid ei lõppe mitte Jeesuse taevasse minekuga, vaid need jätkuvad. Me väga tihti tahaksime olla sellises aristoteliaanikus maailmas, kus minevik ja tulevik ja olevik on väga täpselt nagu paika pandud. See oli eile, see oli 1 minut tagasi. See tuleb homme, see tuleb 5 minuti pärast. Aga armulaua söömaajal eukaristil toimub taas see, et me oleme nagu sellest ajast välja kistud. Armulaul me sirutume välja ja me sirutume selle Paasa söömaaja sisse. Ja sealt tulevad mitmed paralleelid. Sealt tulevad mitmed asjad meie söömaaega just praegu, just olevikus.
ja samas me sirutume välja tulevikku. Sest see ei ole mitte ainult Jeesuse surma mälestamine, vaid see on osasaamine, eelmaitse kõigest sellest taevasest, imelisest tallepulma söömajast. Ja sellel on ka veel lunastuslik tähendus. Ärme kunagi unustame seda ära, et Johannese evangeeliumis on meile väga selgelt öeldud Jeesus enda poolt, kes minu liha ei söö ja minu verd ei joo, sellel ei ole igavest elu. See ei tähenda mitte seda, et me kuidagi intellektuaalselt meenutame, et ja Jeesus suri, ta valas vere, ta suri Golgatal minu eest ja ma tänan sind, Jeesus, ja ma tänan, et sa läksid taevasse isa juurde, vaid me osaleme selles protsessis. See on täpselt samasugune kui need heebrealased tol päeval, kui nad pidid ukse piitadele panema selle talle vere. Nad ka sõid selle talle. Söömine, joomine, kristliku elu alus, mida me oleme korduvalt öelnud ja mida ma veel korduvalt ütlen, see on nii kindlalt sellise tugeva piibelliku alusega, et siit ei saa neid ankruid ei saa siit lahti võtta lihtsalt. Kui sa tahad olla koos Jeesusega, kui sa tahad olla alati koos Jeesusega, kui sa tahad, et sul on igavene elu, siis sul ei ole teist valikut. Sul ei ole mitte mingisugust teist valikut. Sa pead sööma ja jooma koos Jeesusega. Sa pead sööma ja jooma Jeesusest. See tundub meie mõistusele arusaamatu kontseptsioon. See on sakrament, see on salasus, see on saladus. Ja ma veel kordaksin lõpetuseks, et kui me Jeesusest ei söö, ei joo, siis meil ei ole igavest elu. Ja kui me tahame, et meil oleks igavene elu, siis midagi muud ei ole. Üks oluline asi tulla kristlikule koosviibimisele, mille epitoom, kõrgem aste on osasaamine Kristuse ihust ja verest. Ja sellega kaasneb ei midagi vähemat kui igavene elu